Vennad, sõnum, mille ma täna teile tuua tahan, on teile, kes tunnete end väsinuna ja tihti arvate, et teie usk pole olnud piisav. See on just, kui seisaksid silmitsi hiiglasega ja su usk tundub olevat nii väike. Vaata, ma toon täna siia vaatenurga, millest sa pole kunagi kuulnud, ma arvan. Ma usun väga, et see sõnum avab su silmad selle kohta, kuidas vaimne maailm toimib. Kuidas asjad toimivad? Sellest hetkest, kui sa palvetad, sellest hetkest, kui sa annad kõik Jumala kätte, kas Jumal tõesti vastab nii, nagu sa ootad? Vennad, las ma toon siia ühe lühikese näite. Kujutame ette, et sa istutasid seemne mulda. Järgmisel päeval lähed tagasi, aga midagi pole ilmunud. Siis lähed 2 päeva pärast, nädala pärast ja ikka pole midagi juhtunud. Siis võid mõelda, kas see seeme ei idane, kas maa pole hea. Vennad, samamoodi käitume me oma usuga. Me arvame, et ainult sellepärast, et me palvetame usus, ainult sellepärast, et me teeme kõike õigesti, vastab Jumal meie moodi, meie viisil. Aga täpselt nagu selle seemnega juhtus, töötab Jumal tegelikult kulisside taga. Miks? Seemneke, ta on seal maa all ja me unustame ära, et selles pimedas kohas, selles kinnises kohas tegelikult juur läheb sügavamale ja tugevneb. See otsib vett, et tugerdada seda taime, kui see lõpuks tärkab. Ja sina ei näe seda. Sa ei märka seda ei nähta tavaliste silmadega, aga see toimub, eks? Samamoodi arvame me tihti, et Jumal on meid hüljanud lihtsalt sellepärast, et ta ei vastanud meile nii, nagu meie tahtsime, meie ajastuse järgi, meie viisil. Vennad, ma ei unusta kunagi suurimat õppetundi, mille ma Jumalalt sain, kui mu onu oli väga haige. Ma palvetasin tema eest, vennad, kogu oma usuga. Ma olin äsja pöördunud, ma olin just Jumala teele asunud, olin andnud oma elu Jeesusele ja olin selles esimeses armastuses, tead. Ja ma ütlesin kogu oma perele, et mu onu saab terveks. Ma palvetasin tema eest, vennad, viisin ta kirikusse, kutsusin pastori tema juurde koju, pastor palvetas tema eest. Vennad, ta isegi näitas paranemise märke, see on tõsi. 1 või 2 päeva jooksul tundus, et ta oli täiesti terve, aga kahjuks ta lahkus. Kahjuks meie jaoks, eks? Sest tegelikult see polnud Jumala plaan ja Jumal teab, mis on parim. Vennad, pärast seda, kui ta lahkus, tundsin end nii pettunult, tundsin end häbistatuna, sest olin kõigile öelnud, et Jeesus Kristus teeb ta terveks. Vennad, see oli minu jaoks nii suur külm dušš, aga täna tänan ma Issandat, sest see oli mulle suur õppetund. Ma õppisin, et Jumal ei tahtnud mu onu tervendada nii, nagu mina arvasin, vaid tegelikult sai tema hing terveks. Ta sündis uuesti, ta tegi pühendumispalve, ta andis oma elu Jeesus Kristusele. Vennad, kas on olemas suuremat imet kui see? Kas on? Ütle mulle. Vennad, Jumal tahab taeva rahvast täis teha. Tal ei ole siin maa peal huvi, sest Jeesus ise ütles, ma lähen teile kohta valmistama, sest minu kuningriik ei ole sellest maailmast. See maailm, vennad, on patuga rikutud ja Piibel ütleb, et tuleb uus taevas, uus maa ja enam ei ole pattu, valu, kurbust ega kannatusi. Igatsust, midagi sellest ei ole enam. Nii et vennad, tihti teate, mida ma märkan. Meie kristlased oleme kaotanud aru saama sellest, mis meid ees ootab. Me oleme kaotanud usu, lootuse ülestõusmisse, teate. Me peame hakkama uuesti unistama, vennad, igavestest asjadest. Sellest, mida Jumal tõeliselt väärtustab ja esikohale seab. Ma tean, et Jumalal on meie jaoks siin maa peal parim, sest Piibel ütleb seda. Seal Jesaja 1 peatükis öeldakse, et kui me tahame ja kuulame Issandat, siis me sööme selle maa parimat. Nii et Jumalal on meie jaoks siin maa peal parim, aga meie süda peab olema suunatud taevastesse asjadesse. Amen. Meie mõtted, meie hoiak, meie motivatsioon peab alati olema suunatud sellele, mis on igavene. Vennad, ma toon täna siia ühe sõnumi, mis tõesti kõnetab teie südant ja ma ei taha, et te selle sõnumi lõpus kurvaks jääksite, sest tegelikult on see lootuse sõnum. Nii et jää minuga lõpuni, ma selgitan sulle kõik, mida Piibel täna siin meile õpetab. Ja ma palun, et sa telliksid minu kanali. Lülita sisse ka teavituste kelluke ja vali kõik, et saaksid oma telefoni kõik järgmised videod, mille ma üles panen kätte. Sobib?
ma tahan sind iga päev aidata, nii et tule ja osale koos minuga. Vennad, täna tahan ma puudutada siin väga delikaatset teemat. Ma tean, et see on üks neist teemadest, millest me väldime inimestega rääkimist. Me ei puuduta seda teemat, sest see on tõesti ebamugav. Tõde on see, et me oleme õppinud usumatemaatikat, mis päriselus eriti hästi ei tööta. Me kuuleme, et kui meil on usku, siis me suudame mägesid liigutada. Kui me oleme Jumalale ustavad, siis ta päästab meid kõigest kurjast. Aga siis, vennad, me teame, et selles elus võib kõik muutuda, mitte miski pole meie kontrolli all. Siis äkki tuleb haigus või pettumus, tuleb kurbus või vastust ei tulegi ja siis me küsime endalt, kus ma küll eksisin, kas pole nii? Ja kui ma ütlen sulle, et see, et tervenemist, imet või seda, mida sa nii väga palusid, pole tulnud, võib tegelikult olla Jumala eesmärk, mis on palju suurem, kui sa ette kujutad. Vennad, selleks tahan ma teiega lugeda ühe mehe loo, kelle nimi oli Epafroditos. Ma tean, et see nimi on keeruline, aga see piibli tegelane, vennad, ei ole mingi tavaline mees. Ta oli ususõdalane ja apostel Paulus kirjeldab teda kui minu venda, kaastöölist ja võitluskaaslast. Nii et Epafroditos oli Pauluse teenimistöö kaaslane ja piibel näitab, et ta jättis oma kodu, oma pere, oma linna. Et reisida ja viia Filippi koguduse annetuse, et aidata Paulust, kes oli Roomas vangis. Siis kujutage ette selle mehe julgust ja pühendumust. Ta teenis sõna otseses mõttes Jumalat oma missiooni keskel, riskiides oma eluga, sest tol ajal käis karm tagakiusamine. Nii et Paulus oli vangis ja tead, mis temaga juhtus? Kas ta sai õnnistatud hea tervisega? Kas ta sai jõukust selle eest, et oli nii ustav mees? Vennad, nii see ei olnud. Piibel ütleb, et ta jäi haigeks ja see polnud mingi kerge külmetus. Ta oli surmasuus. Nüüd mõtle korraks minuga. Paulus oli apostel, keda Jumal kasutas haigete tervendamiseks. Ta isegi äratas surnuid ellu, vennad. Oli üks noormees, kes kuulas tema jutlust, istudes aknal ja ta kukkus aknast alla. Kui ta kukkus, suri ta kohe. Paulus siis jõudis kohale, palvetas tema eest ja ta ärkas ellu. Vennad, mõelge koos minuga ühele asjale. Paulus, kes oli seal oma sõbra kõrval, kindlasti palvetas tema eest ja äkitselt oli see mees siin, peaaegu suremas oma haiguse tõttu. Loomulikult mõtleksime me nii, see mees sai kohe terveks, sest Jumala vägi oli seal Pauluse elus. Aga vennad, vaadake, mis on kirjutatud Filiplastele kirjas, 2. peatükis, salmis 27. Vaadake, mida Paulus ütles. Tõepoolest, ta oli haigena surma äärel, kuid Jumal halastas tema peale ja ka minu peale, et mul ei oleks kurbust kurbuse otsa. Vaadake seda, vennad. Ma ei tea, kas te märkasite, aga Paulus ei öelnud nii. Meie usk tervendas selle mehe. Ta ei öelnud ka seda siin. Meie noomisime haigust ja haigus lahkus kohe, aga Paulus ütles lihtsalt, Jumal halastas tema peale ja kõik. See tähendab, see oli puhta ja suveräänse Jumala halastuse tegu, et see mees jäi ellu. Haigus oli reaalne, surmaoht oli reaalne ja selle mehe ellujäämine oli Jumala armu kingitus. See ei olnud nende meeste usu tulemus. Vennad, see lükkab ümber selle kauplemisteoloogia, tead küll, selle mõtte, et meie ustavus sunnib Jumalat tegutsema nii, nagu meie tahame. Vennad, Epafroditos oli ustav mees. Ta oli Jumala tahte keskmes ja ikkagi jäi ta nii haigeks, et oli surmasuus. Ja siis me küsime endalt, eks ole, miks see juhtus? Vennad, tõde on see, et sageli Jumal, et meie hingega tegeleda, kasutab haigusvoodit, kasutab pettumust kellegi suhtes, kasutab rahalist kaotust. Ta kasutab kõike, mis vaja, vennad, et meiega tegeleda. See ei tähenda, meiega oleks midagi valesti, aga see tähendab, et Jumal tahab meid puhastada, nagu kulda puhastatakse tules, saad aru? Ja Jumal lubab seda tõesti, vennad. Jumal on Jumal, kes oleme meie, et teda kahtluse alla seada. Jumal lubab kehas valu, et ravida uhkust, kannatamatust, eneseküllasust, tead. On inimesi, vennad, kes ei alistu, on inimesi, kes ei tunnista, et nad tõesti vajavad Jumalat. Loomulikult võivad nad isegi palvetada, aga see on ainult sõnakõlks ja alles kõrbes, alles katsumustes hakkab inimene tõesti mõistma, et tal ei ole oma elu üle kontrolli. Ja võib-olla sa küsid endalt, aga pastor, ma tunnistan, et ma leian selle kõik väga segas olevat, sest Jumala mees, prohvet, kes tegi imesid, kui ta sureb haigena, kas see ei tühista siis Jumala väge?
Vennad, vastupidi. See tegelikult näitab, et Jumal on suveräänne. Ja ma tahan sulle seda nüüd tõestada, näidates veelgi šokeerivamat juhtumit. Ja sa jääd hämmastunuks nähes, kuidas Jumal juhib kõike. See lugu räägib prohvet Eliisast. Kas mäletad teda? Eliisa oli prohvet Elia järglane, mees, kes sai temalt 2-kordse vaimu osa. Lihtsalt, et sul oleks aimu, Eliisa avas oma mantliga Jordani jõe. Ta puhastas ühe linna vee, ta paljundas ühe lesknaise õli, ta äratas ellu ühe Suunemi naise poja ja ta tervendas Naamani, Süüria väepealiku, kellel oli pidalitõbi. Ma usun, et sa oled tema tunnistust juba kuulnud. Naaman kastis end 7 korda Jordani jõkke ja tema nahk, mis oli täis lahtisi haavu, muutus nagu beebinahk. Kõik see juhtus, sest Eliisa oli Jumala poolt kasutatud ja andis juhise. Kui ta kastab end 7 korda, saab ta täielikult terveks. Nii et vennad, Eliisa imede nimekiri on muljet avaldav. Ta oli Jumala väe otsene kanal siin maa peal ja kas teate, kuidas see mees oma päevad lõpetas? Piibel räägib sellest väga selgelt, vennad. 2. kuningate raamatus 13. peatükis salmis 14 on kirjas nii. Eliisa haigestus haigusse, millesse ta ka suri. Oodake nüüd, kas see on tõesti tõsi, mida Piibel räägib? Mees, kes tervendas kõiki. Mees, kellel oli meelevald elu ja surma üle. Sest Jumal kasutas teda väga tema põlvkonnas, äkki suri ta haigena. Vennad, just nii see oligi. Ja siin on meile õppetund. Kui tervenemine oleks Jumala kohustus nende ees, kellel on usk, siis Eelia ja Eliisa oleksid kindlasti esimesed, kes terveks saaksid. Vennad, aga nii see ei olnud. Aga kas selle mehe elu lõpus tema usk rauges, tema usk kadus? Loomulikult mitte, vennad. Tegelikult haigus hoopis tugevdas selle mehe usku. Vennad, kõik sõltub meie vaatenurgast, kõik sõltub sellest, kuidas me näeme asju, mis meiega juhtuvad. Ma ei tea, miks ma täna seda sõna toon, aga see oli miski, mille Jumal pani mu südamesse. Ma tean, et paljudel teist on sugulasi, kes on haiged. Ma ei ütle siin, et Jumal ei hakka tervendama. Tegelikult me varsti palvetame, eks? Ma usun, et Jumal võib tõesti teha üleloomulise ime ja mis meist sõltub, me peame uskuma kuni viimase minutini, kuni viimase hetkeni. Ma olen juba näinud mitmeid tunnistusi, vennad. Jumal on niimoodi olukordi ümber pööranud, Jumal on üles äratanud selle, mis oli juba surnud ja toonud tagasi selle lootuse. Nii et Jumal võib teha ükskõik mida, aga mida ma tahan sulle selle sõnumiga näidata on see, et isegi Jumala mehed ja naised läbivad katsumusi ja raskusi. Ja tõestus selle kohta, et Eliisaga juhtunud haigus polnud märk Jumala hülgamisest ega ka väe puudumisest, seisneb selles, mis juhtus pärast tema surma. See on üks Piibli kõige hämmastavamaid stseene, vennad. 2. kuningate raamatus 13. peatükis salmis 20 on kirjas, et mõned mehed matsid surnud ja äkitselt nägid nad vaenlaste jõuku lähenemas ning kiirustades viskasid nad selle surnud mehe keha esimesse hauda, mis neil silma jäi. See juhtus olema Eliisa haud ja samal hetkel, kui surnu keha puudutas prohveti luid, ärkas see mees ellu ja tõusis üles. Vaadake, vennad, kui võimas ja imeline asi see on. Mõelge koos minuga, haigus viis Eliisa keha, eks? Aga see ei suutnud puudutada seda võidmist, mis oli tema elu peal. Nii et haigus oli viis, kuidas Jumal kasutas teda taevasse viimiseks, aga see ei tühistanud tema eesmärki. Siin maa peal, isegi surnuna, oli ta õnnistuse kanal. Ta oli elu kanal. Ja Jumal näitas, et tema vägi on nii suur, et see ületab surma, haiguse ja isegi meie loogika piirid. Vennad, ma usun, et kui kristlane, kui keegi, kes on uuesti sündinud, sureb, lahkub ta siit ilmast, kuid teda kasutatakse ikka veel issanda poolt. Piibel ütleb, et paljud, isegi pärast surma, räägivad ikka veel. Ja mida Piibel sellega öelda tahab, vennad? Et tunnistus jääb elama, Jumal kasutab endiselt nende mineviku meeste ja naiste eeskujusid. Isegi sina, kellel on sugulane, kes on juba lahkunud, võib-olla palvetav naine, võib-olla sinu ema või isa. Nad olid Jumala inimesed, nende tunnistus räägib meile tänaseni. Aamen. Ärge arvake, et surm on lõpp, vennad. Surm on tegelikult millegi suure ja võimsa algus, mida Jumal teeb igavikus. Ühel päeval mõistame seda täieliku selgusega. Me näeme, et tõesti see ihu hoidis meid kinni, see ihu piiras meid. Aga kui meil on meie kirgastatud ihu, kui oleme Jeesusega igavesti,
vennad, iga pisar pühitakse ära. Jumal toob meile igavese rõõmu. Aamen. Ma võiksin tuua näiteist ja naistest piiblist, kes läbisid suuri kannatusi, isegi olles ustavad. See võib juhtuda igaühega. Ja ma meenutasin siin veel üht näidet, mida apostel Paulus koges. Tegelikkuses, kuigi ta palvetas inimeste eest, ei tervendanud Jumal neid alati. See võib ka juhtuda, kas te mõistate, vennad? Timoteose raamatus on üks kirjakoht, kus ta ütleb midagi väga huvitavat. Ta ütleb Timoteosele nii. Ma jätsin mehe nimega Trofimos ja ta on haige Miletos. Vennad, siin piibel ei ütle, kas Paulus palvetas tema eest või mitte. Piibel ütleb ainult üht. Haigus juhtus ja elu läks edasi. See mees oli endiselt haige. Ja siis tekibki see küsimus, et tihti me kannatame teadmiste puudumise tõttu, sest me ei mõista Jumala tegutsemist. Seda, kuidas Jumal tegutseb ja me pettume. Kas pole nii? Aga ma olen siin, et sulle täna öelda, Jumal ei ole sind unustanud. Võib-olla sa kuulad seda sõnumit siin haiglavoodis. Võib-olla sa tunned end hüljatuna. Sa arvad, et kuna oled palvetanud, paastunud, nii palju aastaid koguduses teeninud, see tähendab, et sa peaksid olema vabastatud nendest kannatustest. Hoolitsedes vendade eest. Isegi Kristus ise läbis nii palju asju, kas pole? Ja tihti me mõtleme nii, minu probleem on kõigist suurim. Aga ei, vennad. Jeesus seisis silmitsi kohutavate asjadega, kuid ta püsis kindlaks ja ta ise ütles meile, olge julged, sest mina olen maailma teie eest võitnud. Au olgu Jumalale. Ta rääkis täna minuga. Ma vajasin seda sõna. Halleluuja. Nii et nüüd me palvetame, me usume imesse. Me anname eelkõige oma tulevikku, oma elu ja nende, keda armastame elu Jumala kätte. Ja palve lõpus palun ma, et sa jagaksid seda oma sõprade ja perega. Jagame, vennad ja õed, sest paljud inimesed vajavad sellist sõna. Kas pole nii? Palvetame siis, sulge oma silmad ja ma tahan nüüd alustada seda palvet, aga palveta ka sina kogu südamest. Halleluuja. Issand, minu Jumal ja minu Isa, me tahame sind tänada veel ühe päeva eest. Tahame sind tänada sinu sõna eest, Issand. Aitäh, minu Jumal, et oled meid toitnud, et oled toonud palvetele vastuseid. Halleluuja. Isa, ma usun, et sa oled täna siin paljudele vastanud. Sa oled avanud meie mõtteviisi, meie nägemise ja eelkõige meie arusaamise. Isa, aitäh, minu Jumal, sest tihti räägid sa mitte seda, mida me tahame kuulda, vaid seda, mida me peame kuulma, et meie usk kasvaks ja me usus küpseksime. Oh, minu Jumal, ma asetan sinu ette selle mehe ja selle naise elu. Need inimesed, Isa, kes tihti tunnevad end nagu kuiv maa. See inimene justkui palvetab, ta otsib, ta paastub, aga leiab ainult vaikuse. Kui paljud inimesed, Isa, vaatavad praegu meditsiinilist diagnoosi hingevallu probleemi peale, mis näib kunagi ei lahenevat, ja nad küsivad endalt, kus on Issand? Miks Issand ei vasta kohe? Miks Issand ei tee seda, mida me palume? Oh, Isa, puuduta nüüd nende inimeste südant. Puhu nende peale, Isa, oma kohalolu, oma jõudu, oma väge. Näita, Issand, et sina oled abi, alati kohal hädaajal. Näita, et Issand on selle tormi keskel. Isa, me palume andestust, sest tihti püüame sinuga kaubelda, nõuame tõendeid ja märke, et uskuda. Isa, anna meile andeks. Issand, meie usk on liiga väike. Kui palju kordi, mu Isa, me tahame, et meil oleks Iobi usk, kes kaotades kõik ütles. Issand andis, Issand võttis, kiidetud olgu Issanda nimi. Aga selle asemel, Isa, me ainult kaebleme, kahtleme ja nuriseme. Seepärast palun sind, Issand, halasta meie peale, halasta meie elu üle. Isa, sel hetkel ma noomin kogu uskmatuse vaimu, iga kahtluse noolt, mida vaenlane on sinu laste mõtetesse saatnud, et iga hääl, mis ütleb nii, Jumal on su maha jätnud, sinu usk ei ole piisav, sa tegid pattu ja sellepärast kannatad. Ma noomin neid hääli nüüd, praegu, Jeesus Kristuse nimel. Isa, sinu sõna kinnitab meile, et miski ei saa meid lahutada sinu armastusest. Ei viletsus, ei ahastus, ei haigus ega isegi surm. Seepärast ülistan ma sind, mu Jumal, sest meie lootus on sinus. Issandal on vägi tervendada, Issandal on vägi vabastada. Ja sel hetkel, mu Isa, ma palvetan nende eest, kes on haiged.
kui on keegi haige, siis las sinu taastav vägi jõuab iga rakuni, iga organini, tuues elu, tuues tervist. Ma käsin igal haigusel nüüd lahkuda, vähk, lahku selle inimese kehast nüüd, Jeesuse nimel. Peavalu, seljavalu, liikumisprobleemid, siseorganite probleemid, Jeesuse nimel saa terveks, saa vabaks sellest haigusest. Oh mu Jumal ja mu Isa. Ma panen sinu ette, Issand, nende inimeste elu, kes on hingelt haiged. Kui paljud nüüd, Issand, on kurvad, on murtud, on väsinud eluga silmitsi seismisest, on ülekoormatud, väsinud kannatamast. Isa, täida nende süda oma rahu ja oma kohaloluga. Issand, tee ime. Issand, see on sinu armust, mitte meie pingutusest ega meie teenetest, vaid sinu armust me oleme päästetud ja muudetud. Oh, mu kallis vend, mu kallis õde, kui sa soovid esimest korda tõeliselt anda oma südame Jeesusele, sa tunnistad, et tema on sinu päästja ja sa tahad olla temaga kogu igaviku. Ja kas sa oled juba oma pattudest meelt parandanud? Siis tee see palve koos minuga. Korda neid sõnu ja palvetame koos. Ma usun, et Jeesus vaatab praegu sinu südamesse. Ütle nii, oh Issand Jeesus. Ma tunnistan, et olen patune ja vajan sind. Ma annan oma elu, oma valu, oma tuleviku sinu kätte. Anna mulle andeks, puhasta mind, Issand, muuda mind ja päästa mind. Ma palun andestust kõigi oma pattude eest ja ma usun, et sa surid ristil kõigi nende eest, aga tõusid üles, et anda mulle igavene elu. Seega kirjuta mu nimi eluraamatusse, Issand. Ma tahan olla sinuga iga päev ja ma võtan sind vastu kui oma ainsa ja piisava päästja. Ma loobun kõigist religioonidest, ma loobun kõigest, mis mind sinust eemale viib. Ma annan sulle oma ihu, hinge ja vaimu. Jeesus, minu elu kuulub sulle. Halleluuja. Oh mu Isa, võta see palve vastu, Issand. Võta see palve vastu, mis on tehtud kogu südamest, et Issand, mu Isa võiks muuta iga selle inimese eluvaldkonna, kes see nüüd sulle andis. Et tuhanded ja tuhanded pered saaksid päästetud ja vabastatud sinu armastuse väe läbi. Isa, Jeesuse nimel ma palvetan ja juba tänan sind. Aamen. Au olgu Jumalale, halleluuja.